Maailm on muutumas rohkem fašistlikumaks taas 21. sajandil ja kas Eesti ka on teel fašismi poole. Märgid igatahes viitavad sellele, et palju asju, mis Eestis toimub, on tegelikult fašistidest inspireeritud. No nii. Nüüd ma ei ole juba mitu päeva, 9 päeva, 10 päeva teinud ühtegi episoodi ja nüüd ma siis jätkan. Ma vaatan, et nagu huvi on kahanenud minu videode vastu, minu sõnavõttude vastu, kuigi justkui tellijaid vähemaks jäänud ei ole, aga ja vaatamisi on viimasel 2 videol nagu suhteliselt vähe olnud. Võib-olla mul ei ole liiga tabavad pealkirjad olnud või mis tahes. Loodame, et nüüd õnnestub midagi paremat pealkirjaks välja mõtelda, nii et see tõmbab pärast vaatama, sest nagu ma olen tähele pannud, see, mis on pealkirjaks pandud, see tõmbab kõige rohkem vaatama, mitte sisu ise, sest sisu tavaliselt ei satutagi vaatama, isegi hea sisuga videod võivad olla ja väga huvitavad teemad käsitlevad videod võivad olla, aga kui ei ole taba pealkiri, siis võib-olla eriti palju vaatajaid ei saa. Aga või kui loomulikult siin tuleb kohe juurde lisada ka seda, et on inimesed, kelle videode vaatamised, kelle videode tähendab leiavad küllaga vaatamisi, sellepärast, et nad on populaarsed, neid tuntakse. Mind ilmselt ei tunta. Ma muidugi ei pahanda selle pärast, ma ei kadesta neid, kellel on parem tuntus, kui mul suurem tuntus, keda tuntakse erinevates paigus üle maailma, võib-olla isegi või üle Eesti vähemalt. Ja muidugi ka see, et eesti keeles on üldse vaatajaid vähe suhteliselt, kui sa võrdle nüüd ükskõik mis jama võid sa mõnes suures keeles, inglise keeles või mõnes muus keeles kokku ajada ja ikka leiad rohkem vaatamisi videoid tehes eesti keeles, kus on ainult 1 miljon vaatajat, nii ümmarguselt. Aga see selleks. See oli nüüd väike sissejuhatav jutt. Ma loodan, et see ei võtnud seda kui mingisugust kaeblemist. Ma loodan, et ütleb hästi, et tehnoloogia saab olema hea, tehnika saab olema hea, tähendab tehnoloogia niikuinii hea mul. Ma ei kiida ennast. Aga ühesõnaga jah, kui sa siis minu podcast, minu avalikud salamõtted, kui sa seda varemalt vaadanud oled juba, ei ole tellinud, siis telli see. Ja kui sulle meeldivad need videod ja kui sulle ka ei meeldi, siis ikka võid meeldivaks märkida, sest tihtipeale just see tõmbab juurde uusi vaatajaid, uusi like, uusi kommentaare kirjutama mõningaid inimesi, kui on vaatamisi rohkem, kui on kommenteeritud, kui on like piisavalt palju. Hea küll. Aga tasapisi võiks kohe asja juurde asuda. Nii et ma olen siin, kui sa mind esimest korda nüüd praegu vaatad, siis minu nime on Illar Luht, ma teen oma episoode Lõuna-Ungarist. Praegu on siis 5. aprill ja 5. aprill, see tähendab seda, et nädala aja pärast täpselt on Ungaris valimised. See on väga oluline praegu, sest enne valimisi läheb atmosfäär ja õhkkond meie ümber rohkem toksiliseks. Vähemalt kui sa tarbid massimeediat, kui sa vaatad liiga palju videosid YouTube'is ja kuulad igasuguseid asju. Ungaris on seega valimised ja nendel teemadel ma olen varem ka rääkinud, aga nüüd nende juurde me läheme kohe.
nii vahepeal on toimunud metsikult palju asju tegelikult, millest me ei ole rääkinudki, me ei ole veel sõna võtnudki nendel teemadel, aga enne kui võib-olla ma kõigist asjast ei jõuagi rääkida, ei tule kohe hetkel meeldegi võib-olla, kui ma seda episoodi teen, sest mul need sündmused, mis on toimunud ja mis üldse juhtunud on, need ei ole kuskil paberi peal ette üles kirjutatud või ma ei ole nende kohta mingeid märkmeid teinud, mingisuguseid memosid või mida tahes. Ühesõnaga siis joon oma lemmik tassist kohvi. Kas nüüd lemmik kunagi võib-olla oli, aga võib-olla nüüd see siin on siit ei ole näha, sellepärast et see valgus, siin on karu pilt peal seal. Ja, aga ta ei näe seda, ma arvan, et ei näe praegu, sellepärast et see valgus paistab niimoodi peale, et valgus on niimoodi setitud, et see valge värviga klaasi peale joonistud klaasikaru või jääkaru või mis siis, ei ta päris karu ikka, krisli või midagi taolist, et see teile nähtavaks ei saa. Aga see selleks, ühesõnaga, et siis millest me alustaksime? Me oleme ju kõik palju, jälgime ju sündmusi maailmas ja vaatame, mis toimub ja teame isegi ja meil ei ole sageli vaja, et keegi meile seletaks midagi, et kus mis toimub. Ja ega ma siin uudiste saadet ei tee, see uudised on hoopis teine formaat ja sellel siin ei ole midagi pistmist selle formaadiga, mida me nimetame uudisteks. See on ikkagi niimoodi arutelu vormis tehtud niisugune arvamuslik formaat. Ühesõnaga, ma räägin sellest, mida oluliseks pean. Keegi võib nimetada neid monoloogideks, keegi võib nimetada kommentaarideks, milleks tahes. Aga läheme siis edasi. Nii et kui sa oled ära unusta märki tellimast seda kanalit, tellimiseks on vaja vajutada all nupule, et telli selle video all, mis on, ma arvan, et sa tead, siis like'id sa teadis, kuidas käivad, on ju, oled näinud, kuidas like pannakse ja oled ise ka varem pannud, ma arvan küll. Kommentaaride kirjutamine on ka imelihtne tegelikult, nii et lase käia, ei ole midagi siin. Nii, kõigepealt võib-olla paar sõna siis sellest ülemaailmsetest sündmustest siin. Ma varem oma väga vanades juba, mis on väga vana muidugi, see on ise küsimus, aga ütleme niimoodi mitme kuu tagustes episoodides rääkisin palju Donald Trumpi kohta ka, et Donald Trump teeb siis, tahtis siis siis oli aeg, mil Donald Trump tahtis saada Nobeli rahupreemiat, siis oli aeg, mil ta tahtis Gröönimaad saada Taani käest Ameerika Ühendriikidele, siis juhtus vahepeal see, et Ameerika eriüksuslased röövisid siis Maduro ära, see on Venezuela, ma ei tea, kas presidendiks diktaatori, pigemini diktaatorika presidendiks teda nimetada oleks palju. Pärast seda ründas sõnadega muidugi, mitte ründas, aga Donald Trump erinevaid erinevate riikide juhte, muid riigide poliitikuid ja mittepoliitikuid isegi ka, süüdistas Euroopa juhte, süüdistas keda veel, Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit, süüdistas keda veel, mida veel, Norra valitsust sellepärast süüdistas Norra valitsust, Norra ministrid, et Norra tema arvates Norra valitsus siis, aga tegelikult see on nii, ei tahtnud talle Nobeli rahupreemiat anda. Muidugi me teame, et ega Norras valitsus ei annagi Nobeli preemiaid välja.
ei otsusta nende küsimuste üle, et kellele siis anda neid Nobeli auhindu või preemiaid, vaid seda teeb spetsiaalne komisjon ja see ei ole mingisugune riiklik või veelgi vähem süvariiklik otsustus, vaid see on täitsa, mõnes mõttes ta on kindlasti suvaline algatus ja suvaline preemiate väljaandmine ja see avaldab kindlasti väga palju mõju erinevate maailma riikide inimestele, erinevate üle kogu maailma inimesi ju inspireerib see, et nende maade kodanikud, nende rahvusest inimesed siis saaksid rahupreemia ja nii edasi ja see inspireerib ja innustab tegema paremini oma tegemisi, aga see kõik on ikkagi eraalgatus ja see on üks ühe inimese algatus, et selle, mis see Nobel on ta nimi, ma ei mäleta, kas ta oli Alfred Nobel, mis ta oli. See ei tule mul praegu hetkel pähe, ma ei hakka praegu vaatama kuskil, mis ta eesnimi oli, aga selleks aga tema oli siis dünamiidi leiutaja, mitte dünamo leiutaja, dünamiidi leiutaja ja tema siis jättis oma paranduse selleks, et pärast surma pärandas just nendele ja tema määras need tingimused, mille alusel siis see komisjon moodustatakse ja on moodustatud. Nii et nemad otsustavad selle üle, et kellele siis rahupreemia antakse. No nii, kuidas Trump siis selle peale reageeris. Trump reageeris ikkagi niimoodi, et ta Venezuela sai oma kontrolli alla, sai Nobeli rahupreemia küll, aga selle Nobeli rahupreemia, mille siis komisjon oli otsustanud ühele opositsiooni poliitikule anda ühele naisterahvale ja siis see otsustas omakorda anda selle rahupreemia pärast Maduro röövimist Donald Trumpile. Nii et see on üks niisugune illegitiimne tee, kuidas siis endale rahupreemiat saada, juhul kui päris legitiimselt seda saada ei ole võimalik. Aga lühidalt siis sellest nii palju. Nüüd rahupreemiat ei saanud küll komisjoni käest Donald Trump, aga ta sai hästi läbi Netanyahuga. Ta saab väga hästi Benjamin Netanyahuga läbi juba pikki aastaid ja üldse on Iisraeli toetamine Ameerikas prestiiži küsimus ja seda on teinud kõik valitsused ja kõik erinevatel aegadel. Et see on väga oluline, sest Iisraeli toetamine siis annab Ameerika Ühendriikide valitsusele, presidendile selle nagu toe, mis tuleb sealsete juudi mitte ainult valijate kaudu, vaid ka ütleme siis niimoodi juudi rahameeste kaudu, sest teatavasti on juudid Ameerika Ühendriikides nagu ka mujal maailmas keskmiselt rikkamad inimesed ja väga suur osa siis nendest ettevõtetest, mis on Ameerikas üle maailma tuntud ja rikkamaid, et siis need on juutide valduses. Nii et see kõik mõjutab ju loomulikult küll, aga muidugi see ei tähenda, et seal oleks juutide ainuvõim, seal on ka teisi lobigruppe, kellest siis valitsus sõltub väga palju, aga ka juutidest sõltub väga palju ja see on nagu determineerinud selle USA poliitika, et Iisraeli tuleb toetada ja seda on tehtud aegade hämarusest saadik, võib-olla võib niimoodi öelda ehk. Benjamin Netanyahu läks siis Washingtoni ja veenis Trumpi ja tema sõpru, mitte täpsemalt sõpru, vaid tema valitsuse liikmeid, et
võiks rünnata nagu Iraani. No me teame juba Iraani sündmustest nii palju, et seal olid enne massilised rahutused ja siis need rahutused siis nende rahutustega käisid kaasas siis inimohvrid ja inimohvreid oli juba tuhandetes väidetavalt. Aga täpselt arvu keegi muidugi ei tea, sest nii nagu ikka see kipub olema, et vastavalt sellele, kuidas kuidas on kellegi mingi ajakirjaniku või ajakirjandusliku korporatsiooni või mis väljaande või mis asi see võiks olla, siis selle poliitiline suundumus, siis vastavalt sellele siis alati kiputakse seal, kus igasuguseid fakte kui selliseid liialdama, ületähtsustama või paisutama või siis vastupidi, kui on ollakse teises suunas kaldu, siis kiputakse vähendama ja kahandama. Kahjuks see komme on kõigil olemas nii vasakpoolsetel kui parempoolsetel, liberaalidel kui ka konservatiividel, sotsialistidel ja siis ma ei tea, fašistidel näiteks, sest kui ma nüüd siin lugesin seda raamatut, et liberaalfašism, millest ma põgusalt paari sõnaga siis rääkisin eelmises episoodis, aga väga vähe, piisavalt vähe sellest rääkisin, sellepärast et ega siis ei saa ju kõike rääkida, sest rääkimine on niisugune väga pikaks läheb sageli, niisugune asi, et ei saa kõigest rääkida korraga. Ei ole võimalik lihtsalt selgeks teha, sest muidu sa peaksid ööd ja päevad rääkima ja see on nagu see, mäletan ühte sellist huumorisaadet Eesti Televisioonis, kus siis Peeter Oja vist oli see, kes oli, kujutas endast siis pisikest lapsukest poissi, kes loeb Näärivannale või jõuluvannale või kellele tahes, ma ei tea, tollal oli veel Näärivanna, ma ei mäleta, kas see oli Nõukogude ajal tehtud juba või hiljem, siis Kalevipoja kätte, terve Kalevipoja. Ühesõnaga, nagu sa nägid, juba hakkas see kamorakendus, ma ei tea, kas on kamorakenduse viga või meil on arvuti kaamera viga, ma ei usu, et kaamera viga on, aga mine seda tea, hakkas jälle pilte natukene hüppama. Aga loodame, et ta enam seda ei tee. Ma proovisin siin mingisugust parandust vahepeal sisse võtta, aga kuhu ma jäin, siis ma jäin sinna ka paika, et ma rääkisin, ma hakkasin sisse vaatama seda asja, et liiga pikk jutt oleks, kui kõigest asjadest rääkida, liberaalfašismiga seoses rääkisin, see raamatu lugemisest, ja fašistid, et fašistid on tänapäevalgi olemas, et Ameerika Ühendriikide valitsused on läbi aega tulnud fašistlikud, ütleb selle raamatu autor Joonah või kuidas peaks seda hääldama, Joonah, mis ta oligi, ma nüüd vaatan kohe järgi, Joonah Goldberg, tema on siis selle raamatu autor ja ta on, lähebki kuhu ma siis jäingi, siis ma jäin Iraani juurde. Iraanis oli siis niisugune asi, et nagu sa arvatavasti juba tead, et siis need samused ameeriklased Trumpi ja tema siis kaaskondlaste juhtimisel siis pommitasid Teherani ja tabasid ajatollahid ja tema kaaskondlased otse seal, kus nad parasjagu olidki ja siis nad need said surma ja oleks siis asi sellega piirdunud. Trump küll lootis, et ta saab Iraaniga asjad korda 1-2 nädala jooksul, aga see ei õnnestunud. Iraani puhul on oluline märkida seda, et seal on see Hormuzi väin, mis on väga oluline maagitsus selline, kus siis Iraan saab tekitada
tänu sellele, et Iraan on üks peamisi naftatarnijaid üle kogu maailma, niisuguse kriisi, et see avaldab siis mõju kõigil maadel nafta ja kütuste hindadele. Et seda me juba tunneme kõik omal nahal, kellel auto on, minul ei ole, nii et mina ei tunne, aga võib-olla kaudselt siiski. Nii. Ühesõnaga, et Trump siis lootis paari nädalaga asjad korda saada, tahtis seal oma maaväed isegi maale saata, aga nüüd on kuulda koguni niisugust asja, et 2 lennukit, USA lennukit on alla lastud ja lenduritest 2 jäid ellu või siis ühesõnaga lennuki peal olijatest, sest või piloodid, ühesõnaga lendurid küll kõik, jah. Aga ühesõnaga see ei ole minu vaatevinklist vaadates oluline praegu, et kes seal oli ja kes need ellu jäid. Ühesõnaga, Iraanil õnnestus 2 lennukit alla lasta, samuti ta on haavanud olulisi punkte, mis on Iraaniga ja see, mis on Ameerika Ühendriikidega seotud, Ameerika Ühendriikide baasidega Lähis-Üdas ja muidugi tänu sellele on tule alla sattunud ka teised riigid. Nii et seal on probleeme kui palju ja paistab, et veel ei ole läbi see kõik, kuigi räägitakse igasugust asja. Trumpil oleks pidanud Nobeli rahupreemia antama, on nagu juba täitsa tahaplaanile vajunud ja see on siis see Ukraina sõja lõpetamine, aga väidetavalt rahuläbirääkimised käivad ja nagu kinnitavad allikad, Trump püüab, ja Trumpi suust on seda otsesõna ka kuulda olnud, mitte ainult allikad ei kinnita, Trump püüab survestada siis Zelenskit, et ta Ukraina annaks ära siis Donbassi täielik. No nii, mis rinnet puudutab, siis rindel märkimisväärseid muutusi ei ole. Mõned allikad küll väidavad seda, aga need on lihtsalt Vene mõjudest siis kantud, et Luhansk olevat juba täielikult nagu langenud, aga tegelikult ma ei tea, mul praegu puudub selle kohta täpsem info. Nii, ja mis veel siis, mille kohta siis veel oleks vaja sellel teemal rääkida. Siin ma olen rääkinud palju eelnevatest saadetest, kuivõrd palju muidugi, sellest võib väga palju rääkida, aga ma veel ei ole nii palju rääkinud, kui vaja oleks tegelikult, et päriselt aru võiks saada nendest asjadest, et siis selle sõpruse naftajuhtmega seoses olevad tülid Ungari, Slovakkia ja Ukraina vahel, et Ukraina on siis olevat väidetavalt saanud või saamas, kas nad just kätte saanud on, ma ei tea seda, aga saamas Euroopa Liidult toetustades see naftajuhtu ära parandab, aga küsimus on selles, et kas seda naftajuhtu on üldse vaja ära parandada, sest mis minusse puutub, siis minu isiklikku arvamust tahad teada, siis mina arvan, et Ukraina ei peaks seda ära parandama, vaid selle naftajuht peab see likvideerima, sest see naftajuhe on ju tegelikult see kanal, mis varustab Venemaa naftaga siis Euroopa riike, millest Euroopa Liit on otsustanud ju loobuda, aga kui kaua see täielik loobumine muidugi läheb, mis Ukrainat või Ungarit puudutab ja Slovakkiat, siis nemad on üsna kaugel sellest, sest Ungari puhul 80% naftast tuleb ikka veel Venemaalt ja ei ole mingeid märke, et Ungari tahaks sellest loobuda. Slovakkiaga on muidugi võib-olla natukene lihtsam, aga mitte nii lihtne. Tšehhi on ka midagi märkinud seal nendel teemadel, aga
mis Ukrainat puudutab, siis Ukraina on otsustanud nagu selle parandamisega viivitada siis 1,5 kuu pärast siis, või nüüd võib öelda, et kuu aja pärast siis, ehk parandavadki ära või ei paranda üldse, ma ei tea veel, eks me saame seda kõik näha lähiajal, aga lähiajal küll, aga pärast seda on valimised toimunud ja siis selleks ajaks on selge, kas Orban jääb võimule või mitte. Torujuhtmega seoses veel nii palju, et see läheb läbi Ukraina riigi territooriumi ja kui Ukraina riik on suveräänne riik, siis tal peaks olema õigus seda torujuhe likvideerida, seda enam, et majanduslikku kasu just väga suurel määral sellest sõpruse naftajuhtmist ei ole, aga samas kui me nüüd Orbani praegust poliitikat vaatleme, siis peame tähele panna, et sellest naftajuhtmist on rohkem kahju kui kasu ja seda ennekõike võib-olla poliitilises mõttes muidugi, aga mitte ainult poliitilises mõttes, sest see Ungari eluolu on niivõrd seotud selle sõpruse Vene gaasi, Vene õli ja siis muude selliste asjadega, et tekib küsimus, et kas see tuleks Ungari sellest sõltuvusest niimoodi vabastada, no muidugi see ei ole minu otsustada, aga minu arvates võiks seda asja niimoodi organiseerida, et torujuhe lihtsalt saab siis likvideeritud, Ukraina likvideerib oma territooriumil, aga lase enam oma territooriumit läbi sellisel ainel, sellisel kaubal, millega siis Venemaa finantseerib Ukraina vastast sõda ja selline mõttekäik tundub üsna loogiline, et kui Ukraina tahaks oma sõltumatust tugevdada ja suurendada ja vähendada vaenulike ja mittesõbralike naaberriikide dekonstruktiivseid tegevusi, otsustusi ja siis muud sellist, siis ta peaks sellest sõpruse naftajuhtismest vabanema. Mul on ikka kiusatus kogu aeg seda sõpruse naftajuhet nimetada gaasijuhtmeks, aga gaas ei ole vist üldse peamine asi, mis sealt kaudu tuleb Venemaalt, vaid see on ikkagi rohkem nagu õlivärk, mis selle sõpruse torustiku kaudu siis Euroopasse on pikka aega tulnud ja on põhjustanud tõepoolest sellise sõltuvuse, nagu siin tagapildid mul sellel siis näete, et tagumisel taustapildil siis näete, seal on siis see Russian oil drink purjus Ungari pärast, veidi võib-olla Ungari päraseid rahvarõivad meenutav joodik mees, kes on ennast purju joonud siis niisuguses joogis, mille nimi on Vene õli drink või mis see on niisugune karikatuuri moodi asi, kui ta ka päris karikatuur ei ole. Aga okei. Aga siis järgmine teema on muidugi ka väga huvitav ja väga põnev ja Ungari valimistega seotud. Seekord on siis taustapiltiks valitud üks Ungari, nüüd võib öelda, et endine politseinik või kapten Bence Sabo, kes tegi hiljuti midagi niisugust, mida üsna vähesed võib-olla senimaani Ungaris on teinud. Nimelt oli ta politsei uurimisjaoskonnas
no töötas grupis, mis tegeles siis kuidas nüüd öelda lapsporno ja siis prostitutsiooni osakonna selline, kuidas seda nüüd nimetatakse, uurija oli seal ja tema tegevus oli siis avastada ja välja uurida igasuguseid selliseid asju, mis puudutavad antud ala ja juhtus niimoodi, et ta saadeti 2 noore informaatiku juurde selle eesmärgiga, et paljastada nende väidetavalt nende arvutis olevad lapspornoga seotud failid ja kui nad sinna jõudsid, siis uurimiskäigus selgus, et tegemist ei ole üldsegi lapspornoga, neid ei avastatud mitte midagi, nende juures ei avastatud mitte midagi sellist, mis oleks seotud lapspornoga, aga seal oli hoopis teine asi mängus selgus. Varsti ilmus välja, no on üks niisugune osakond, politseis, mis tegeleb nagu, mida nimetatakse ungari keeles siis alkotman vedelmi hivatal, see tähendaks siis seda, et põhiseaduse kaitse ametkond või midagi niisugust, ma ei tea, kas Eesti politseis töötab mingi selline rühm, kui midagi sellist töötab, siis ja need juhtuvad kuulma, millest ma räägin või on kuulnud sellest loost, siis nad teavad, millest on jutt, aga hirmus välja üks Henry nimeline inimene, kes oli tiirutanud nende 2 noore kuti informaatiku vahel ümber, tähendab mitte vahel, vaid ümber ja selle eesmärgiga, kuna need informaatikud aitasid siis Fidesziga konkureeriva erakonna Tissa siis tööd, mis puudutab siis siis informaatikat sellel alal, siis see Henry, kes nende ümber tiirutas pikemat aega ja käis seal iga päev lausa, siis tema olevat siis väidetavalt püüdnud neid 2 noort kutti keelituda mitte töötamaks Tissa jaoks ja kui siis Pense Sabo, kapten Pense Sabo, tema augrad on kapten ja ta on üsna lugupeetud uurija olnud pikka aega ja ta siis hakkas uurima seda Henry taustaga, ei saanud sellest sotti, aga kuidagi nagu selgus, et tegemist on Ungari luureteenistuse mingi tegelasega, kes ta täpsemalt oli, seda ei saadudki teada ja selgus juba, et tema enda ülemused olid siis teda saatnud uurima sihilikult selle eesmärgiga nende noorte informaatikutega, kes on veel alla 20-aastased, üks neist on siis, keda kutsutakse siis Gustav ja Buda hüüdnimedega, kellel on ka muidugi päris nimed olemas, aga see ei ole praegu oluline. Ja siis selgus, et ei saadetud ka selle ülesandega teda sinna, et lapspornoga tegeleda, vaid et Tissa erakonna järel nuhkida, selle eesmärgil oli siis saadetud nad sinna. Toimub siis valimiseelsel ajajärgul paar nädalat enne seda, kui ungarlased lähevad urnide juurde valima uut valitsust ja nüüd kapten Sabo Pense hakkas taipama, et siin on tegemist mingi poliitilise jamaga ja see sai ka üsna pea selgeks, kui neid noormehi, Gundalf oli vist õige tema hüüdnimi, Gundalf ja Buda neid üle kuulati
ja siis tuli välja, et neid süüdistati Tissale töötamises ja samas ka siis Ukraina spioonideks olemises. See tähendab seda, et need 19 ja teine oli umbes samaealine noort kutti, kes oli siis sisuliselt veel teismelised, neid siis peeti Ukraina siis spioonideks. Ja kohe tuleb välja midagi väga eriskummalist, millesse ka Eesti Vabariik, Budapest, täpsemalt Budapesti Eesti saatkond ja Eesti Vabariik on seotud. Neile esitati süüdistus, et nad kontaktivad läbi Eesti saatkonna siis Ukraina siis spioonide väljaõppe mingisuguse asutuse või laagriga või mis asi see on, ja siis olevat kohtunud see Gundalf nii Tallinnas käies kui ka Vilniuses kui ka Kiievis olles siis niisuguste Ukraina spioonide treenerite või väljaõpetajatega, kuidas seda nüüd eesti keeles nüüd nimetada, kelle kaudu nad siis olevad vajaliku väljaõppe saanud selleks, et siis nuhkida Tissa ühesõnaga, et aidata Tissa võimule, ühesõnaga mitte nuhkida Tissa ära, vaid suunata Tissat niimoodi, et see teeks täpselt seda, mida Ukraina tahab. See niisugune Orbani ja tema valitsuse niisugune narratiiv. Ja see narratiiv oli siis välja käidud sellele Alkotman vedelmi Hivatal või siis põhiseaduse kaitseorganitele ja siis nemad olid siis nagu selle asjasse sekkunud. Nüüd, kui Sabo Bense sellest teada sai, ei jäänud ta vait, vaid ta tõi selle asja avalikkuse ette. Peaaegu oma 2-tunniselises intervjuus räägib ta sellest, kuidas siis järk-järgult selle peale tulid, et tegemist on mingi Fideszi valitsuse järjekordse machinatsiooniga, kus nad püüavad valimisi luureteenistuste abil siis mõjutada oma kasuks loomulikult, mitte Tissa kasuks ja mitte teiste erakondade kasuks, vaid oma kasuks loomulikult. Nüüd Gundalf, üks 19-aastane kutt informaatik tuli sama asjaga siis ka telex.uu kanalis avalikkuse ette ja rääkis omapoolse narratiivi ära ja väitis seda, et ta olevat püüdnud siis neid seda Alkotman vedelmi Hivatal siis ninapidi vedada ja mõtelnud välja loo siis Ukraina siis spioonist kellestki Davidovist, kes olevat siis niimoodi atleetliku kehahäälitusega tätoveeritud kutt. Gundalf väitis, et ta tegi seda selleks, et uurijaid ninapidi vedada. Et need asjad, mida ta ise on välja möelnud, kui pärast need asjad on tema vastu välja käidud, et talle süüdistus esitada, et sest ta saab neid kergemalt kummutada ja ümber lükata ühesõnaga. Nii et Gundalf rääkis oma narratiivi ära. Mis puudutab asjatundjateks on siis teatavad arvamusliidrid, kes on siis mingi endised eriala inimesed, kes on kas siis politsei eriüksuslased olnud või siis mingid sõjaväeluurega tegelenud või siis lihtsalt mingid politseinikud või ekspolitseinikud või sõjaväelased, need on tavaliselt väga tihti hakanud tegelema selliste asjadega nagu
oma arvamuste lahke jagamisega siis peamiselt YouTube'i kanalitel ja mujal ja nii neid leidus siin Ungaris ka, kes räägivad, et mõnedest räägivad, et Gundolf ei saa usaldada, sest eriti selline asi nagu et ta rääkis kui ta rääkis sellest avalikkuse ees, siis ta ka tõenäoliselt valetas, teised jälle et väga võimalik, et aga kas on üks 19-aastane poiss võib niisugust kogenud uurijad ninapidi vedada, igatahes selle narratiiviga on siis ta nüüd välja tulnud ja nad ühesõnaga selgust ei ole sellest asjast täiesti tulnud, aga üks paistab kindel olevat see, mida Sabo Bense räägib, et see on tõsi. Et Sabo Bense räägib, et tõepoolest neid oli neile valetatud, kui öeldakse, et nad lähevad lapspornograafiat uurima nende poisikeste juurde. Samas olid need saadetud spetsiaalselt sinna, et nad neid siis kuidagi süüdi lavastada siis Ukraina spioonideks olemises. Sest nagu ma oma varasemates episoodides olen palju rääkinud sellest, et Ukraina vaenulikkus on või siis Ukrainafoobia, mille võiks seda niimoodi nimetada, see on Ungaris ikka tohutult levinud ja tohutult tugev ja Eestis vist inimesed ei kujuta päris ette, kui mitte mõnede kõige ma ei oska öelda, rikutuma mõtlemisega rahvuskonservatiivide hulgas võib-olla paar sellist kuju tuleb ette, kellel on midagi, kelle stiil ja kelle mõttelaad on midagi sarnast. Aga nii, ühesõnaga siis see Sabo Bense kohta siis on võtnud sõna ka Viktor Orban. Viktor Orban ütles, et tegelikult oli ta üks ta on üks, kuidas nüüd eesti keeles öelda, niisugune õnnetusunnik, see Sabo Bense, Palhek või Palek, ühesõnaga, et kuidas seda eesti keelde tõlkida täpselt ei oskagi, niisugune tüüp, keda jälitavad õnnetused. Samas tema varasema karjäär muidugi ei kinnita seda, et Orbanil selles väites oleks õigus ja tema kolleegid on niisugust väidet kummutanud. Samas on ka siseminister Sándor Pinter rääkinud Sabost ja ütelnud tema kohta, et tema kolleegid peavad teda valetajaks ja reeturiks, mis ei ole jällegi tõsi, sest kolleegid küll kardavad oma töökoha pärast, see on selge, et ka see mõjutab mõned inimest puhul põhjust, miks nad avalikkuse ette sellel teemal ei tule, aga üldiselt nad on ikkagi, mitmedki neist on positiivselt suhtuvad Sabosse ja on alati suhtunud. Ühesõnaga siis võiks öelda, et Sabo Bense on üks tõsine eriala inimene, ta ei ole poliitik, ta ei ole tegele poliitikaga, ta on eriala inimene, kes siis nüüd sellepärast, et ta on avalikkuse ette toonud nii tundliku teema Ungari praeguse valitsuse jaoks, et teda on hakatud parempoolses meedias nimetama kodumaa reeturiks koguni. Nii et see on üsna kummaline, et Fideszi puhul on see, mis mulle üldse ei meeldi, ja mis võib-olla paljudele teistele ka ei meeldi, et see, kes läheb nende silmis, et see, kes läheb Fideszi vastu, see on kohe reetur, Isamaa reeturi ja see ei kuulu rahvuse hulka enam edaspidi. Kahjuks
kahjuks on seda väga valus vaadata mõningatel puhkudel, aga ja see, kuidas Ukrainast räägitakse üldse, Ukrainaga seoses räägitakse, see on niisugune pritsimine, mille sarnast ma olen vähe ise oma kõrvaga kuulnud kunagi varem, aga ma olen selle kohta lugenud, et kui sellest, kus nendest tekstides, nendest raamatutest, kus siis räägitakse enne teist maailma toimunust, see, kuidas siis räägiti ja juutidesse see ja ka näiteks mustlastesse või mõnda teises rahvasse juhtumisi, sakslased rääkis näiteks poolakatest niimoodi ka ja veel mõned niisugused asjad tulevad ette. Ruandas olid teatavasti veel üsna hiljuti sellised tutside ja kuidas nad oli, hutud ja tutsid vist olid kaks rahvast, kelle vahel oli mingi sarnane suhtumine, kus siis tuli teoks genotsiid, et kui et Ungari saaks ja ukrainlased oleksid tõepoolest siin mingisugune vähemusrahvas või nagu tegelikult ongi väga päris palju Ungari päritolu inimesi olevat, eriti siis Kirde Ungaris just selles kandis, kus siis on need päris palju Ukraina inimesi on seal selles kandis, ühesõnaga Debreceni Sahon, mis seal on, isegi Miško otsigi välja, aga see ala, aga nad ei tunnista ennast muidugi ukrainlasteks, vaid on juba ungaristunud, täielikult madjaristunud. Ühesõnaga midagi, et vaevalt, et nende puhul saab rääkida, et kunagi tuleb midagi sellist, et nüüd ungarlast hakkasid mingit genotsiidi tegema, me ei usu seda, sest enam, et nende genotsiididega seoses on muidugi väga palju niisuguseid ajaloolisi näiteid, mis juba enne kui keegi kellelegi mingisugune mõte selle seoses pähe tuleb, et teist rahvast võiks füüsiliselt hävitama hakata, et tuleb kohe ajalooline paralleel paratamatult silme, et ta lihtsalt ei saa seda teha. Ja tema sisemine tsensuur tõrjub selle eemale. Aga jah, nii. Mis puudutab ukrainlasi, siis nemad ilmselt ei näe ungarlastes mingit tõsist vastast, kui asi tõepoolest vaenutegevuseks läheks. Et võib-olla ungarlased olidki ajaloos kunagi aastasadu tagasi tugev ja jõuline rahvas, kes oskas hästi sõdida, aga tänapäeval on nad rohkem niisugused inimesed, kes küll sõnasõdu oskavad pidada, aga kui relvastatud kokkupõrkeks läheks, siis ega neist vist asja ei ole mitte millekski. Et siin juba 10 aastat tagasi, kui hakkas teravamaks muutuma vahekord siis Ungari ja Ukraina vahel, et koostus niisuguseid hääli Ukraina poole pealt, et kui Ukraina tungiks Ungarile kallale, siis 2-3 tunniga oleks nad Budapestis. Ta mõtles pidas selle silmas, et 2-3 tunniga oleks siis Ukraina armee Budapestis juba valutanud. Nii et täna, ega praegu ka see olukorda eriti niimoodi ukrainlased enam ei räägi liiga kergeid ülerinna sõnu muidugi ungarlaste aadressil, mõnikord võib-olla juhtub kuskil siin-seal, aga on üks tõsine põhjus, mis teeb muidugi ukrainlased ungarlaste suhtes kadedaks, et vaatamata sellele, et nemad nii ungarlased, see tähendab nii venemeelsed
ja vaatamata sellele on nad Euroopa Liidu liikmesriik ja ka NATO liikmesriik, mis küll on praegu küsimärgi all tänu Trumpi suhtumisele, sest kuuldavasti Trump juba jälle räägib sellest, et ta tahab NATO-st, et USA-d välja viia, mis tähendab, et NATO võitlusvõime langeks vähemalt poole võrra, kui mitte rohkem. Ja see muidugi olukord siis on üsna kummaline praegu. Ja üldse, ega ma ei tea, minu pähe ei mahu need Ukraina ja Ungari omavahelised suhted, ma ei saa neist aru. Ja nendest ma ei saa ka muidugi aru, Trumpist ma muidugi ka ei saa päris hästi aru, sest ma saan aru tast, aga ta on lihtsalt inimene, kes on alati valmis olnud teistest inimestest üle sõitma teerulliga, nagu on seda Ameerika poliitikud ja nagu väidab seda Jonah Goldberg, liberaalfašismuse pealkirjaga raamatus, mis ilmus juba 20 aastat tagasi peaaegu, mitte päris, aga võib-olla kirjutatud on 20 aastat tagasi ja nende kogemuste varal, mis tollal olid tekkinud autorile. Nii et Ameerika on ikka olnud fašistlik riik, et ainult, et fašism manifesteerub Ameerika Ühendriikides teistmoodi kui nendes teistes maades. No ja küllap see on igal pool niimoodi, et väga paljud maad, kellest ma ei ütlekski, on nende tunnuste alustel, kuidas riik tegelikult käitub. Ma ei ole nendest mul ei ole praegu nendest aega rääkida enam ilmselt selles videos vähemalt kindlasti mitte, et mis on need tunnused, mille alusel võiks ühte või teist riik fašistlikuks nimetada või ühte või teist rahvast fašistlikuks nimetada, aga noh, kes ikka Mussolinit mäletab, kui mäletab, jah, vaevalt, et elus inimestest keegi enam päris isiklikult mäletab teda, aga kes teda vähemalt raamatute põhjal või filmide põhjal mäletab, see teab, milline on fašism.